Kui rääkida teedeehitusest, siis ma arvan, teedeehitajatel lähebki halvasti. Sellepärast, et teid ei ehitata, et mulle tundub, et kui siin Tallinna ümbruses ringi sõita, siis kaks suurimat teedeehitusobjekti ongi Kanamaa ja Kangro ristmikud. Need on mõlemad meie ehitada ehk ERK Eesti ehitada ja ütleme, et suuri niisuguseid tee-ehituse objekte tegelikult siin ümber Tallinna või kui sõidad mööda Tartu maanteed Tartuni, sealt nagu vasta ei tuleks. Et selles mõttes see teede rahastamise pool sellega on ikkagi nagu päris halvasti. Aga mis meid nagu vee peal hoiab, on nüüd see, et Rail Baltica on oma trassi saanud töösse ja meie ettevõtte puhul on tegelikult vähemalt pool käibest tuleb siis EVR-ile kontaktvõrgu ehitamisest ehk me osaleme nagu selles projektis, et elektrifitseerime siis raudteed. Esimene suur leping oli meil Aegviidu Tapa-Tartu elektrifitseerimine, mis hakkab nüüd meie poolt vaadates lõpuni jõudma ja järgmine suur objekt, mille me saime siis eelmise aasta lõpus, oli siis sama elektrifitseerimine Tapast Narvani. Meil õnnestus siis selle Rail Baltica peal ära võita see alliansi konkurss. Ehk meie oleme nüüd siis need küll konsortsiumis siin Eesti, Soome ja Prantsuse ettevõtetega, kes siis hakkavad Ülemiste ja Pärnu vahele rööpaid panema. Rail Baltic tuli ütleme, taristuehitajatele väga õigel ajal, aga ta tuli pigem nendele taristuehitajatele, kellel on võib-olla seda mullatööde võimekust ja rajatiste tegemise võimekust ja ma ei tea, truubid ja sellised asjad, et ta ei aita eriti palju neid, kellel on asfalditehased ja asfaldilaoturid, et neid ta ei aita, et ERK Eestil õnneks me ei jõudnud asfalditehast osta ja oma selle asfalteerimise tehnika, mis meil oli, et selle me saime ajutiselt oma Soome emafirmale ära müüa, et meie oleme täiesti asfaldivabad hetkel, et meil on selles suhtes on hästi. Rail Balticaga on minu meelest tellija on viimase paari aasta jooksul väga hästi edenenud, ehk tegelikult lepingusse on jõutud siis umbes 100 kilomeetril Tallinna ja Tootsi vahel ja käib aluste rajamine, et seal on umbes kas 11 või 12 lõiku, praegu peast ei julge ütelda. Need on ära jaotatud erinevate Eesti siis ettevõtete vahel, taristuehitajate vahel, et ei ole ühtegi sellist väljamaa ettevõtet, et kõik on niisugused Eesti ettevõtetele paraja suurusega ampsud olnud ja igal pool on siis kõva hinnakonkurss käinud ja kogu see trass on hetkel töös, et 2027-2028 peaks see alus olema valmis ja nii nagu ma ütlesin, et meie asi on siis oma lepinguga teha valmis alus Tootsist Pärnuni ja siis panna rööpad Ülemistelt Pärnuni, et osaliselt siis sellele alusele, mida me ise rajame ja osaliselt siis sellele alusele, mida on teised töövõtjad rajanud. Mis selle keeruliseks teeb ja pingeliseks on kindlasti see, et see vana viadukt varistati 12. novembril ja nüüd juuni alguses, 4. juunil peab olema liiklus Kanamaa uuel viaduktil 1+1 osas avatud, et ütleme, et mööda on läinud siis niisugused 6-7 talvekuudeks ja õnneks talv oli see aasta pehme, et ja peab olema uus viadukt valmis, et selles mõttes see kiirus on seal olnud päris märkimisväärne. Ja teine siin Tallinna ümbruse suurem projekt on siis Kangro liiklussõlm, see on puhtalt
Rail Balticaga jälle seotud, ehk tegelikult me tõstame siis selle Viljandi maantee üle selle Rail Baltica trassi. Ja sellega siis kaasnevad erinevad teised sillad ja viaduktid seal ja terve nagu liiklussõlme ümberehitamine. Ja see nende töödega oleme ka sisuliselt selle aasta lõpusirgel.